eeskätt seda, et kui ma kuskil eelnevalt rääkisin, et ka need klassikalise kontinentaalse kriminaalmenetlusriigid on mingil määral ikka täna võtnud üle selliseid väikseid võistlevuse elemente, siis seda esiteks. Teiseks, klassikaline kontinentaalne, ma kujutan ette, kivinenud kujul, nagu ta omale tekkis, see peaks tähendama seda, et kohtupraktikal väga mingit tähtsust ei ole, on ainult seadus ja seadusandja ja kõik. No see ei ole ju niimoodi Eestis praegu, see ei ole ju niimoodi Eestis, esiteks jah, meie kriminaalmenetlusseadustik on üldse üks selline kummaline ja huvitaval kombel ta on jäänud erandlikuks väga pikaks ajaks, seda meil on paragrahv 2.4, mille kohaselt ka Riigikohtu lahend on õigusallikas. Küsimustes, mida pole mujal lahendatud ja see on täiesti töötanud, see on selgelt pretsedendi õiguslik regulatsioon, tal on omad piirid kahtlemata, aga see on ka loomulik. Seda esiteks, nii et meie kriminaalmenetlusseaduses on sees. Aga kui hakata vaatama, kuidas nüüd meie reaalne õiguslik elu välja näeb, no siis ma ei kujuta ette, et oleks väga ühtegi apellatsiooni või kassatsiooni või ka, et oleks mingeid võib-olla ringkonnakohtu lahendeid, räägimata Riigikohtu lahenditest, kus ei viidataks varasemale kohtupraktikale. Ehk siis see kohtupraktika tegelikult toimib, kellele meeldib see rohkem, kellele vähem, aga paratamatult see niimoodi on ja ma ei kujuta ette, miks siis nagu seda eitama peaks. Kohtupraktika kasutamisel ja on omad piirid, ütleme veel kord, ja alati võib ka meil ju seadusandja tegelikult öelda, et näiteks Riigikohus on eksinud, teeb mingi seaduse täiesti ümber, vastupidi Riigikohtu praktikal, kõik on võimalik, aga see ei tähenda seda, et igapäevaelus Riigikohtu praktika ei toimiks. Ja ma arvan, et selles mõttes ongi need selle ookeani ühel ja teisel pool paiknevad riigid ikkagi lähenenud teineteisele.